Tervist! Rikkus, hingerahu rikkus on nii pealkirja mõttes kui eesti keele mõttes kui siis ka sisu mõttes väga elust enesest koostöös õpilastega loodud tekst, mis kohe juba pealkirjas näitab meile meie eesti keele rikkust. Rikkus, see tähendab nii prosperity, abundance kui ka siis minevikus rikkuma. Kes rikkus? Ise enamasti. Nii siis me kirjutame pealkirjas kokku sõna hingerahu. See on rahu liik, mille saavutamiseks me iga päev teeme tegusid ja ikka keegi hingerahu, üks sõna rikkus. Pealkirja lõpus punkti ei ole. Me kirjutasime õpilastega teksti just nii pikana, et ta oleks kuhjaga riigieksami kirjand. Sissejuhatus on pisut pikem kui sinu kirjandis ta olema saab, sest kõik on vaja ära öelda. Nii siis valik on sinu koma, kuidas pealkirja üks sõna tõlgendad, koolon. Lause järgmine osa selgitab, mida väidab lause esimene osa. Kas küllus hukkas hingerahu, üks sõna, või on rikkus ühtlasi ka südamesoojuse, üks sõna, kütus. Et ei oleks südamele kuuluv soojus, vaid südamesoojus kui väljend. Eks me tea, kui keeruline on puudusest tingitud hirmuloori. Võib olla nii koos kui lahus. Puudusest tingitud hirm või hirmuloor, kuidas tunned? Minul on ta kokku kirjutatud hirmuloor. Hirmuloori alt naeratada ja universumile vastu särada, et sedasama kokku väge ligi tõmmata. George Orwelli Loomade farmi, see on raamatu pealkiri ja me kirjutame ta jutumärkide sisse. Jutumärgid eesti keeles algavad alt. Loomade farmi järgi, kindlasti järgi, mitte järel, järgi on eeskujul disainitud Nõukogude üks sõna režiimi ajal ei olnud kombeks, et mitte öelda lubatud inimeste sissetuleku, üks sõna, sünonüüm palga kohta ja me paneme poolitusmärgi rea lõppu tingimata. Kõik kirjavahemärgid peale jutumärkide on rea lõpus. Palun, aitäh. Sissetuleku kohta küsida, selle tabu ületas kadunud Urmas Ott oma teleintervjuudes, üks sõna, intervjuude liik, ning praegu on enamuse töökuulutuste üks sõna, kuulutuse liik. Tore mäng, mida mängida õhtuti. Juures palk nähtav. Avalik poleemika kõrvutab ladviku ja õpetajate palgad ning paratamatult ühe rikkus, teise hingerahu, üks sõna, rikkus. 3 punkti siin lause lõpus tähistab seda, et igaüks vannub ise edasi. Vanarahva tarkus, kõik 3 sõna kokku, vanarahvas, see on nimetus olnud põlvede kohta.
vanarahva tarkus, tarkuse liik, nii et kõik 3 sõna koos. Vanarahva tarkus nendib, paneme kooloni ja siit tuleb terve rida nentimisi. Mis meelel, see keelel, mõttekriips, nii on parem erinevaid väljendeid üksteisest eraldada. Mõttekriips, võlg on võõra oma, mõttekriips, pindu teise silmas ei näe ja palki enda silmas näeb. Siin on Murutar teinud näpuka, praegu ise just avastas, ehk pindu teise silmas näeb ja palki enda silmas ei näe. Nüüd on hästi. Mõttekriips, puudu majas, nöörist ei räägita. Majanduskriisis üks sõna, kriisiliik. Maailmas kokku on mõistlikum lugeda raamatuid, mitte raha, mida ei ole. Mõttekriips. Raamatukogud, üks sõna, termin, on ju olemas. Arvate, et armastusromaanide üks sõna, laenutamine, on ohutult rahavaba. Üks sõna, arvakem uuesti. Romeo ja Julia noore suhte hävitas varandus. Kõrveri, Boris Kõrveri, ainult unistus, paneme selle jutumärkide sisse, see on Eesti esimene algupärane muusikal. Ainult unistus jutumärkide sees. Kerjuse laulu võib olla nii koos kui lahus. Kerjuse laulu taga on varatus. Autor pani kõrvuti 2 sõna, varandus ja varatus. Agatha Christie ja Mihkel Ullmanni krimitooted. Üks sõna on vähemasti ausalt ahned. Kohustuslikus kirjanduses leiduvad Kitzbergi kaukajumalat, paneme jutumärkide sisse, uuesti läbi lugedes saame näiteks lühendid eesti keeles ilma punktita. Saame näiteks aru, ja koma on kindlasti rea lõpus. Eks, aitäh. Miks poliitikute vastu helde Parvel Pruunsild oma panga poole pöörduvatele haritlastele ei vasta? Eks on teadagi. Õpetajate kasvatatavad inimesed, uue põlvkonna pankurid, aga see võtab aega. Raha tuleb investeerida sinna, kus tuleb kiire kasu poliitikutesse. Me teame, et igasuguste üks sõna, aadete ja usujuttude kokku taga on kirjeldamatud summad, sõdade põhjus, loetelu, tulemus ja tagajärg. Mõistagi kokku. Infoajastul üks sõna, ajastu liik. Näeme ekraanidel kõrvuti massihävituspoliitikute. Kõik 3 sõna kokku. Ise tehtud sõna, massihävituspoliitik. Massihävituspoliitikute tõttu 4. lapsi ning vepsavõmmi embavat Donaldit. See on läbi lillede väljendumise näide, mis on sellest tingitud, et praegusel ajal jälle on võimalik saada bänn ehk siis disklahv, ehk siis pannakse siin nurka seisma, kui sa tsensorite arvates kedagi solvad, haavad. Nii muuhulgas me vast ehk
kindlasti teame, et Putini rahvus on vepsa. Uudistevoog, üks sõna hoiab meid kursis, Muski finantsseisuga, üks sõna poolitusmärk rea lõpus. Ning artist kangelase. See peaks olema päris kokku kirjutatud artist kangelane, nimesid nimetamata, sest me päris täpselt ei tea, kuidas nüüd siis suhtuda vürst Volodõmõrisse, kas nii või naa või seega artist kangelane on hea ümberütlemise moodus, et lugejal oleks kergem lugeda. Võime panna siia vahele sidekriipsu. 5-miljonilise üks sõna villa ostuga mõttekriips. Igaühel kokku oma pensionisammas üks sõna. Piibel, koma, täpsemalt Matteuse evangeelium nendib. Koolon, jutumärgid algavad alt. Su süda on seal, koma, kus on sinu aare. Jutumärgid kinni. Järgmise tsitaadi alguses ma ei võtnud ära kõikvõimalikke kirjavahemärke sellepärast, et kui sul on silma ees, mismoodi püha kirjas see intribuktsioon, kirjavahe märgistamine käib, on lihtsam. Luuka evangeelium 18, 24-25 tõdeb, koolon, jutumärgid algavad alt. Kui vaevaliselt lähevad rikkad Jumala riiki. Hõlpsam on kaamelil minna läbi nõelasilma üks sõna, kui rikkal võrdlev kui, selle ette koma ei käi, kui rikkal Jumala riiki. Jutumärgid kinni, tsitaat lõppes. Seoses inimkonna, kokku see konn, inimkonna suutmatusega midagi õppida kirjutasid Ezra Klein ja Derek Thompson 2025. 2025. aastal teose Abundance jutumärkide sees, raamatu nimi, ning kuna kordamine on tarkuse ema, repetitio est mater studiorum, ladinakeelse sententsi eestikeelne vaste, kordamine on tarkuse ema, koma, lisas Surah al-Kaftar teose ja see kõik nüüd on raamatu pealkiri, niisiis algavad jutumärgid rea alguses alt. Rikkuse külgetõmme, finantsvabaduse saladus, Koraani kõnelemata tarkused. Ma jätsin tühiku enne punkti selleks, et sul mahuks jutumärgid raamatu pealkirja lõpus kinni panna enne punkti. Nii on. Mõne aasta eest kirjutas Michael Fine Liberias samuti raamatu rikkuse külgetõmbest üks sõna, gravitatsioon eesti keeles, külgetõmme üks sõna. Severin Rosen pani juba aastal 1860, see ei ole järgearv sõna, seega siia punkti ei tule. Punkt on alati ainult järgarvu järel. Oma trükise kaanele küllus, jutumärkide sees, raamatu nimi, koma, 1909. punkt, järgarv. Järgarv ongi ainus juhtum, mil me paneme numbri järele punkti, absoluutselt ainus. 1909. punkt aastal
sai kaante vahele Evelyn de Morgani raamatu pealkiri Mammona kummardamine. Jutumärgid algavad raamatu pealkirja ees alt ja lõpevad enne punkti üleval. F on initsiaal. Initsiaal lühendina on üks väheseid lühendeid, mille järele meil Eestis punkt käib. Niisiis F punkt. Frances Scott Fitzgerald kirjeldas rikkuse rikkumisi raamatus The Great Gatsby, Suur Gatsby jutumärkides sees. Ning aastal 1950 paljastas kapitalismi pahesid Maksim Gorki Artamonovite ettevõte jutumärkide sees. Jätsin koha enne punkti, sest raamatu pealkirja lõpu jutumärgid käivad enne lause lõpu punkti. Meil siin ütles Tammsaare oma Tõe ja õiguse välja. See ei ole siin raamatu pealkiri, see on parafraasi väärtuses pealkirja temaga mängimine. Ja ütles oma Tõe ja õiguse välja Köögertali nimelist, Püügelmanni nimelist, Köögertali nimelist, Lenini nimelist. Igal juhul on seal vahel sidekriips. Köögertali nimelist rahajõmmi, üks sõna, jõmmi liik. Portreteerides ning ei halastanud ei äiale ega naisele, kes olid prototüübid. See Tammsaare Tõde ja õigus mäletatavasti on üles ehitatud nii. Esimene osa elu Vargamäel, Vargamäe ülesehitamine. Teine osa Mauruse kool, kuhu perepoeg Indrek intelligendina saadeti. Kolmas osa sõda, kuhu kaotas perekond kõik oma pojad. Neljas osa Tallinn, Indrek abielus Kariniga Tallinnas. Seal siis juhtubki see piiritu põlguse kasvamine rikaste vastu, rikkus, hingerahu, rikkus. Oma prototüübile on Tammsaare pannud nime, mis juba ise on hinnanguline, Köögertal, no kuulge. Ja tema vastumeelsus ebaõnnestunud abielu suhtes on nii suur, et ta laseb Karinil jääda trammi alla. Aga õnneks 5. osa Tõest ja õigusest viib Indreku tagasi Vargamäele Tiinaga, kelle ta kasvatas, õigemini siis aitas jalgele, kasvatas teda vaimselt, abistas jalgadest halvatud Tiinat, nii et omil jalgel intelligent ja jalule tõusnu tõelise armastuse tiivul 5. köites lähevad ja ehitavad taas üles Vargamäe. Seal on praegu suveti vabaõhuetendused, minge vaatama. Õhku, õhk ei maksa midagi, mõttekriips. See ei ole otsene kõne, see on parafraas, nii et seda lauset me ei küllasta jutumärkidega. Õhku, õhk ei maksa midagi, mõttekriips, õpetas Vilde meile selgeks tänu telelavastusele üks sõna pisuhänd jutumärkides. See siin näitab mõningast skepsist ehk siis põhjendatud
Uskumatust, et kõik nüüd seda Vilde Pisuhända loevad, küll aga kõik seda näevad, kuna teda nii tihti korratakse riigitelevisioonis. Jupiteri filmilaenutuse riiulil on ka pisuhänd jutumärkide sees, mis õpetab armastatule tema isa rahaga kosja minema. Küllap teil on see juba üsna pähe õpitud. Nii Tuglase Felix Ormusson jutumärkide sees. See on Eesti kõige elegantsem wannabe stiilis romaan sellest, kuidas oleks, kui eestlased mõisnikud oleksid ja oma aega täidaksid luuletamise, maalimise, jalutamise, filosofeerimise ja intrigeerimisega ja ebaõnnestunud romantiliste suhetega. Võib öelda, et töötav eestlane on oluliselt õnnelikum. Niisiis Felix Ormusson jutumärkide sees. Nii Felix Ormusson kui Kaur Kenderi ja Rain Lõhmuse tandem ning koodilugeja üks sõna, Eva Lepiku nimetatavad numbrid kirjeldavad külluslikku, 2 K-d kindlasti, küllusliku omastav, külluslikku, mida nimetav, 2, see on siis osastav, ja kindla peale 2 K-d. Külluslikku elulaadi kokku, mille puhul töö ei sega elu nautimist. See on iroonia ning kontod täituvad muinasjutuliste summadega, sest veenvale superimperaatorile üks sõna lihtsalt tahetakse maksta ja peaosi üks sõna anda. Koodi lugemise üks sõna. Tore omadus on see, et keegi ei saa kontrollida, kas see vastab tõele. Seda ei ole seni veel võimalik teaduslike vahenditega tõestada. Kvantfüüsika mõõteriistad küll viimasel ajal on hakanud mõõtma palju enamat kui varasematel lihtsalt füüsika mõõteriistade ajastul, aga seda, mida veel mõõta ei saa, on hea turundada ja turustada. Pühakiri, üks sõna, Toora. Pühakirja ümber meil ei ole jutumärke, ei siis, kui ta on Vana Testament, Uus Testament, Koraan, Toora. Jutumärke ei pane, küll aga meie haritlastena teame, et Vana Testament, Toora ja Koraan on sisu mõttes üks ja seesama. Meie erinevus on selles, et Koraani õpivad lapsed koolis pähe. Piiblit loetakse uuemal ajal vähe. Toora puhul, mis on õigupoolest siis Moosese raamat, piirdub juudi rahvas lühema versiooniga ja sellest hoolimata on targematest targem. Sellised paradoksid ehk vastuoksused. Toora kasutab sõna shefa sellise külluse tähenduses, mille ülim väljendus on taevamanna, üks sõna, poolitusmärk rea lõpus. Väga sugestiivne pilk, rea lõpus. Nii kui semikoolon, kui koolon, kui poolitusmärk, alati palun rea lõpus.
ning mille edasiarenduse üks sõna kabala poole, väikese tähega, see ei ole asula, see on sekt, see on satanistlike sugemetega usulahk. Kabala poole on tõmmanud filmirahvast üks sõna ja teisi suur äri üks sõna vägevaimaid ülivõrre. Kõige vägevamaid ehk siis vägevaimaid. Ilmselt just rikkus, mis hingerahu üks sõna rikkus. Ühtlasi on YouTube'i, nagu näete, kuna hääldus on teistsugune kui kirjapilt, paneme siia ülakoma, siis saame siia panna nii nagu vaja käändelõppe. YouTube'i külluse sarv on üks sõna, külluse sarves üks sõna, 3–30 raamatut, mida miljonärid loevad, mõttekriips, täpsemalt kuulavad, kuni neile massaaži ja iluravi üks sõna tehakse. No natuke hapu lause, aga vastab tõele, nii on. Kas ja milliseid raamatuid loevad Wise'i? See on firma, oli TransferWise, nüüd on Wise, kääname nagu ka YouTube'i läbi ülakoma. Käärmann ning Bolti villigid, miks Raul Eamets läks ülikoolist Bigbanki ja miks Raplamaa rakendusliku kolledži õpetaja Preili üks sõna, tiitel. Muidu kuuluks Preili õpetajale. Õpetaja Preili üks sõna ei lähe. Advokaadibüroo kokku, poolitusmärk, rea lõpus, PRX, Public Relations, suhtekorraldaja on ta meil eesti keeles, aga enamasti ikka kasutame seda inglise keelest tulevat lühendit. PRX ega Viimsi valla kultuurnikuks. See on kerge slaavi kõrvalmaiguga väljend. Sest oma tee ja muinasmaa reetmise puhul saaks ta teada seda, mida on lugenud ja kogenud. Rikkus, hingerahu, üks sõna, rikkus, mõttekriips, kusjuures kokku teiste inimeste raha lugemine. Me ei kirjuta seda mingil juhul kokku. Teiste inimeste raha lugemine ja endale tahtmine võib olla nii koos kui lahus, on kõige ohvrite rohkema üks sõna, inimliku madaluse tunnus ja sõdade põhjus. Aitäh kaasa tegemast. Kohtumiseni. Hinge rahulikus kevade ootuses kõik läheb hästi.